vallavalitsus annab välja, sina seda koostad. Aga selle ajalehe teema juures, kui see küsimus siit saalist tuli, siis ma ei pannud võib-olla hästi tähele, et see küsimus kas puudutas ainult vallalehti või ka maakondlikke lehti. Puudutas vallalehti. Valdade lehti. Selge, aga... Ühe vallalehti. Kas me küsiks Illar Kohvi käest, kuidas Tori vallas demokraatiaga lood on? Tuleks kõigepealt selle lehe teemat tagasi, sest et minu arvates Tori valla ajaleht Kaldad on kõige sisukam leht, aga täna kliimas 24 lehekülge. Ma saan arvu, et teid avaldatakse seal pidevalt. No tähendab üle 6 minu isiku intervjuu täna üldesõnaga. Ja nüüd näiteks nagu see Vändra lehega, kus ükskord saad iga loo ei avaldatud sõnaga, ma ei tea, kes siis veel toimetaja oli sõnaga, et sellised lehed, et praktiliselt pole nagu väärtust minu arvates. Kui leht ikka 6 korra ilus peab ikka olema sisukas, aga mitte nii, et niisugused paljad kaaned koos, et see on naljaks lihtsalt. No Jüri Tammel väsib kohe käsi ära. Ei väsi. Ei väsi. Spordimees. Ei, kui tegu on demokraatiaks, mul käsi ei väsi ära, sest demokraatia üks osa on koondatud kohaks, kus oleks siis nende teenindus korraldatud, tankimine, hooldus ja nii edasi. Nii et see tööstusala on üks meie tulevase perioodi üks selliseid suuri ettevõtmisi ja selle me teeme lõpuni ära. Illar Kohv, kuidas luua töökohti? Ta ütleks niimoodi sõnum nagu ettevõtjatele, et millest Toris puudus on. Toris on näiteks puudus baarist või kohvikust sõnaga, et kui ettevõtjad tuleks võimalust, et seda teha ja samuti võiks olla Toris ka selline ambars, kes teenindaks rahvas sellise väikese tasu eest, et iga ühel meest on ilmselt hammastega probleemid, et sellised probleemid tuleb. Kes doteerib? Kuidas? Te ütlesite, et väikese tasu eest, kes doteerib? No äkki riik doteerib. Ja samas tahaks öelda sedagi, et ja ka teed vajavad mustkatet veelgi sellepärast, et näiteks Jõesuu Riisatee sõnaga tehti kuni Riisarabani mustkate peale, aga näiteks Jõesuu Aesutee peale oleks kindlasti vaja ja siis Jõesuu Riisateele veel kuni sinna Soomaa keskuseni kuhugi, nii et loodetavasti Euroopa Liitu keegi rahastab neid asju. Tahate kõik vallateed asfalteerida? No põhimõtteliselt küll, kui oleks võimalust selleks ja raha leitakse. Head Vikerraadio kuulajad ja televaatajad, oleme otse-eetris Pärnu. Nii tervist, olen Illar Kohvinavalt ja kuna see video, mis ma sealt valimisstuudiost filmisin, mis oli 2009. aastal, kui ma üksikkandidaadina 6 televisiooni stuudios olin, et ma vaatasin nüüd neid minu välja öeldud asju ja ega siin erilisi muutusi nagu ei olegi. Et tol korral ma rääkisin seda, et võiks Soomaa tee või olla korralikum see mustkatte all sõnaga sinna Soomaa keskusele, aga kahjuks seda ei ole siiamaani tehtud. Et küll on aga edasi tehtud Riisa rabast kuni siis sinna Riisa sillane sõnaga, aga kaugemal tehtud seda ei ole. Ja Toris ei ole endiselt olemas ei kohvikute ega sööklate sõnaga, et see on siiamaani tegemata, nii et ei ole midagi uut siin päikese all. Ja mis puutub seda Tori valla ajalehte, no siis Kaldad on kahjuks kadunud juba mitu aastat sõnaga, nüüd on Tori valla teataja, aga Tori valla teataja on ju siukene ümmargune null minu silmis, milles on ainult mingisugune, mitte midagi praktiliselt, ei ole seal intervjuusid, ei avaldatud seal nagu kaastööd eriti, see mingisugune Katariina Vaabel või mis asi see on, sellel ma ütlesin üldse, et lõpetagu see toimetamine ära, et tegelikult muu asjaga, et see saale üldse ei kõlba, ei sobi see asi, et kui tal ei ole seda mõtteid lehe tegemiseks nagu peaks olema, et oleks täitsa vajalik, et Tori vallast tuleks Kaldad tagasi, et hakkaks näiteks tegema kas või see Lea Puust tuues seda leht, et siis oli see leht sisukas hästi, et suure valla peale on niisugune pisikene leht või tähendab õhuke leht, et milles ei ole midagi eriti lugeda. Et ka Tori valla Kaldaku ilmus kord kuus, et samamoodi, et siis oli 20 lehti ja rohkemgi sõnaga. Nii et mitte midagi siin päikeseas esmast nagu muutunud ei ole, et iga poliitika on oma möla ühe sõnaga, nii nagu valimisstuudioski, aga kõik on samamoodi, nii et ei mingisugust muutusi. Aga kui täna on siis 26. mai aastal 2019 ja on Euroopa
parlamendivalimiste päev, et tahaks loota, et sinna valitakse selliseid normaalsemaid kandidaate, sõnaga, et kes nagu on asjalikumad tundumalt ja siis, et suudaks seal Eesti ees seal Brüsselis ka midagi nagu siis korda saata või Eesti eest olla. Kuivõrd palju muidugi see võimalik on, sõnaga, et kas on võimalik üldse nagu Eesti eest sõna võtta, et seal äkki on vaja hoopis hääletada nende seaduste poolt ja sõnaga, mida seal plaanitakse võtta, et mina ei ole sellega kursis, et mina pole seal Brüsselis olnud. Aga et väga palju oleks üks asja vaja teha. Et prügimajanduskorda, et igas külas prügikontteiner, taaskasutusorganisatsiooni prügikontteiner, sõnaga panna, et ei peaks olema niimoodi, et ei ole rahval kuhu prügi panna ja mingis kuradi prügi need firmad sõnaga, et topivad jälle rahvast nagu mingis lollakate seaduse alusel jälle sund liidetakse kokku, et see tuleks täitsa ära kaotada ja lugeda jälle tehakse õigustühiseks ja ahistavaks sõnaga, nii et sellised asjad tuleb ära muuta sõnaga, et niimoodi asjad kesta ei saa ja samas ka seda, et toiduseaduse muutmist, et kauplused ei saaks enam edaspidi ka kõlblik kunitoitu ära hävitada, et on vaja, et kauplused hakkaksid juba see kõlblik kunitoitu juba varem ära andma, et ei peaks ootama seda viimast minutit, et millal see aeg lõpeb, et siis on kohe nii, et prügikast ja sõnaga, et see asi tuleb ära kaotada. Et kui ikka näha, et see kõlblikuni kaup, mis kohe see nii-öelda kuupäeva või see tund või minut hakkab juba tiksuma, et oleks juba ammu enne seda näiteks ära anda kas või toidupangale sõnaga, et toidupank saaks nagu siis toimetulekuraskus inimestele ära jagada seda toitu, et ta ei peaks prügikasti sattuma, nii et sellised teemasid on palju, mida oleks vaja teha ja et poliitikud võiks selle kuradi möla asemel ja omavahelise kiskumise asemel, et kes võimule saab ja kes keda ära tõukab, see asemel tuleks teha ikka sellist, mida rahval vaja on, aga mitte omavahel sõnasõda ja võimuvõitlust pidada ja selle suuri summasid raha saada, nii et mõelgem sellele, nii et mina Illar Kohvina aval.